mis on hariduse rahvusvahelistumine? Iseenesest haridus ju rahvusvahelistuda ei saa, kui inimesed, kes selles osalevad, seda rahvusvahelistumist ei esinda. Ja seetõttu ehk saabki öelda, et haridus on rahvusvaheline juhul, kui selles protsessis osalevad inimesed omavad rahvusvahelist kogemust. Ja omama seda rahvusvahelist kogemust peaksid kõik protsessis osalejad. Ehk siis nii õppijad kui õpetajad või kõrgkoolides õppejõud. Me oleme rohkem ja pikemalt võib-olla rääkinud kõrghariduse rahvusvahelistumisest ja sellised esimesed näitajad, positiivsed näitajad on juba sündinud, kõik erinevad osakaalud suurenemas nii välisüliõpilaste kui välisõppejõudude osakaalus. Võib-olla vähem me oleme harjunud mõtlema sellele, et ka meie kutseharidus peaks olema rahvusvaheline. Ja kui me seda mõtleme, siis võiks ju küsida küll, et mida see sisuliselt tähendab, kui meil on kutseharidus eestikeelne, kui me ei eelda, et kutsehariduse õppekavad lähevad varsti ingliskeelseteks, et teiste riikide kutseõppijatel oleks võimalik osaleda meie õppekavades. Et ma arvan, et me olemegi liiga palju keskendunud hariduse rahvusvahelistumisest rääkides sellele, kui palju on mobiilsus, kui palju õppijaid läheb sisse ja välja, kui palju õppejõud käivad sisse-välja. Et tegelikult on palju olulisem see, milline on selle hariduse sisu. Et kas see hariduse sisu on võrreldav haridusega teistes riikides, kas meie õpetajad on konkurentsivõimelised ka väljaspool Eestit ja ainult nõnda, kui me käime lahtiste silmadega laias ilmas ringi, õpime teiste vigadest ja sellest, mida nad on saavutanud erinevaid võimalusi kasutades. Ainult nõnda on võimalik saavutada seda, et Eesti lõpetajad oleksid kõige enim hinnatud spetsialistid mitte ainult Eestis, vaid ka väljaspool Eestit. Ja ma tahan kindlasti rõhutada seda, et käima ja avatud silmadega parimat kaasa tooma ei pea mitte ainult õpetajad, vaid ka õppijad. Ja kui kutseõppija läheb välisriiki praktikale, siis lisaks sellele, et ta saab ühe põneva rahvusvahelise kogemuse, peaks tema samuti kandma seda missiooni, et hankida sellest keskkonnast parim, mida võiks Eestis ära kasutada selleks, et tema õppimine tema kodukutsekoolis oleks mõnusam, väljakutsuvam ja annaks parima võimalikest tulemustest.